avaldas ta tsaarile muljet oma täpsete vastustega ja Peeter võttis ta teenistusse. Mensikov aga mõistes selgesti, et Münnichist võib saada temale võistleja tsaari soosingu jagamisel, oskas muuta kõik jälle ebakindlaks. Ja Münnichilt võideti vaid tühjade lubadustega. Seetõttu on peaaegu traagiline, et tsaar, nii andeka mehe puhul nagu Münnich, lasi asjadel venida ja ennast kadedal soosikul mõjutada. Viimaks sain ettepaneku olla tsaari saatjaks teel Riiga vägede ülevaatusele. Jällegi kogesin takistusi isandaga kokkusaamisel. Kasutasin vaba aega, et uurida Riiat ja selle kindlustusi. Riia Peetri kiriku tornist valmistasin isegi joonistuse. Riiga saadeti talle järele ka Oldenburgist saabunud kiri isa surmateatega. Nüüd otsustasin ära sõita ja teatada sellest Peeter esimesele. Juhuslikult põles Peetri kiriku torn sama lööb maha. Ja tsaar nõudis selle kohest üles ehitamist. Väidetavalt olevat keegi suutnud leida täpselt torni kujutist ja et raevad saavad tsaari rahustada. Kellelegi meenus see joonistus Münnichi korteris ja tõi selle tema teadmata sealt ära, kasetas tsaari ette. Mida ei olnud suutnud ei avaldused ega tõendatud erialateadmised. See sai võimalikuks tänu ühele väikesele visandile. Peeter pakkus Münnichile kindralleitnandi patenti. Õnneks ei olnud see küll päris mitte nii, nagu Dolgoruki oli lubanud. Raha anti kordades vähem. Ilmselt arvestas Peeter sellega, et Münnich hakkab varastama, nagu kurjad keeled minust rääkisid. Aga tal lubati sõita Freisimaale puhkusele. Minu Münnich lahkus Riiast juunis 1721. Tal oli kulunud 3 kuud selleks, et saavutada ametisse määramine ja saada eelaimus sellest, mis teda Varssavis ootab. Minu Münnich palus mul majapidamine Varssavis lõpetada ja oodata teda Danzigis. Samal ajal kujunes pärandiasjade ajamine Freisimaal edutuks, kuna isa oli teda tüssanud. Ja seetõttu lahkus ta 1721. aasta augustis oma kodumaalt igaveseks. Tagasi tee viis läbi Berliini. Naisega kohtusin Danzigis ja jätsin ta koos perega Riiga. Peterburgi saabusin otse Maskeradi ajaks, mille tsaar korraldas uusi kaupungi rahu tähistamiseks ja millest kõik pidid lausa karistuse ähvardusel kostümeerituna osa võtma. Vahetult pärast seda maitslikku tembutamist kutsus Peeter mu arutelule Kroonlinna kindlustuste ja uue sõjasadama üle Pakri lahe. Viimane on tuldud valmiskina. Sõjasadamate kavandamine Mensikovi juhtimise all oli juba otsustatud. Seega sattus Münnich kohe oma ametliku tegevuse alguses võistlema Venemaa ühe võimsama mehega, tsaarijele. Lapsena kuulus Mensikov nende sekka, keda Tsarevs tohtis Preobraženski külas oma mängukaaslaseks välja valida. Ja selle sõpruse tõttu sai temast aastate jooksul valitseja asemik, kindralfeldmarssal ja Venemaa üks rikkamaid ning kardetumaid mehi. Minu pealekäimisel kõrvaldati ta töölt Kroonlinnas ja Paldiskis ning sai ülesandeks koostada kava ühenduse parandamiseks Peterburi ja Schlüsselburgi vahel laadade ääres. Raha tilgutasin tema tööde jaoks napilt ja hiljem, kui tsaar alustas Dagestanis sõda pärslaste vastu, viisin ära tööde jaoks lubatud soldatid. Aeg venis. Viimaks 1724. aasta kevadel suutsin haiget tsaari veenda oma planeeringu õigsuses ja Mensikovi kehvas eeltöös. Mul lubati ehitada oma plaani järgi. Tsaar tegi mulle ülesandeks jätkata Laaluga kanali ehitamist, mille esimese 12 versta kallal oli Mensikov töötanud juba 4 aastat. Olgu ette rutatus öeldud, et kanali viimane lõik avati ja täideti veega
1730. aasta oktoobris ja avati laevaliikluseks. Menšikov oli 15 kilomeetri jaoks kulutanud peaaegu 1,5 miljonit rubla. Münich aga 95 kilomeetri jaoks, sellest ainult veidi rohkem. Ent ajas tagasi. Münich sai lõpuks kindralleitnandiks. 8. veebruaril 1725. aastal suri Peeter I raskesse haigusse ja tema järglasena astus ametisse Katariina I. See oli pastor Klüki toatüdruk, kelle oli leidnud oma armukeseks mina, Aleksander Menšikov, ja kelle Peeter oli mult üle löönud. Mina ei petnud Münnichi lootusi, vaid üritasin teha seda, mida olin lubanud. Viia ellu kõik, mida Peeter oli alustanud. Samuti toetasin Münnichit Menšikovi intriigide vastu. 1727. aasta veebruaris kaotasin kauaaegse elukaaslase, 17. lapse sünd. Julgege küsida ja täname